Inimarengu indeks on põhimõtteliselt üks number, mis näitab, kui arenenud on inimesed, kui hästi nad elavad, kui targad või mitte kui targad, aga kui haritud nad on ja kui kaua nad elavad. Ja see on loodud selleks, et saaks vaadata riigi arengut mitte ainult riigi majanduskasvu, vaid just inimeste oskuste järgi. See koosneb erinevatest dimensioonidest, mis siis kokku annavad ühe numbri. Ja esimene on pikk elu ja pikk ja terve elu. Teine on siis teadmised. Ja viimane on elatustase. Ja kuidas need erinevad leitakse? Kõigepealt see pikk ja terve elu. Seal on 2 asja. Esiteks on oodatav eluiga. Oodatav eluiga. Ehk siis kui Eestis näiteks sünnib mingi homme laps, siis kui pikalt või kui pikk elu tal eeldatavasti on. Näiteks 2021 aastal oli Eestis 2021 oli see 77 aastat. Ja see oli, ja näiteks 2000 aastal oli see 71 aastat. Ja miks ta on tõusnud, on see, et näiteks Eestis on paranenud näiteks erinevad tervisekäitumised või siis inimesed söövad paremini või siis neil on rohkem võimalusi minna arsti juurde ja nii edasi. Ja siis on sellest tuleb siis see oodatava eluea või siis indeks, mis on üks osa, 1/3 sellest inimarengu indeksist. Siis on teadmised ja siin on 2 asja. Esimene, ma kirjutan selle siia, teadmised. Esiteks on eeldatav koolis käidav aeg. Ehk siis kui täna sünnib laps, siis kui kaua me eeldame, et ta käib koolis. Eeldatav koolis käidav aeg. Ja näiteks 2021 Eestis oli see 16 aastat. Ehk siis kui 2021. aastal sündiv laps läheb kooli, siis ta tõenäoliselt õpib 16 aastat koolis. Et see siis on põhiharidus kui ka keskharidus kui ka siis nagu natuke ülikooli või kõrgharidust. Ja näiteks 2000. aastal oli sama arv 15 aastat. Ehk siis seega on tõusnud Eestis. Ja teine osa sellest on kui palju keskmiselt käidakse koolis või kui palju on keskmiselt käidud koolis. Ja seda võetakse kuni 25-aastaste keskmine koolis käidud aeg. Praegu, ehk siis keskmine koolis käidud aeg. Ja jälle Eestis oli see 2021 oli see 13,5 aastat. Aga 2000 aastal või 2000. aastal see oli ainult 12 aastat, nii et see on ka Eestis tõusnud. Ja nüüd viimane, mis on elatustase. Seda võetakse SKT inimese kohta, ehk siis sisemajanduslik kogutoodang inimese kohta. Ja võetakse arvesse seda, kui palju see raha siin meile osta saab. Et näiteks, kui minna $1 Somaaliasse, siis selle eest on võimalik saada palju rohkem kui $1 näiteks Eestis, sellepärast et Somaalias on kõik palgad on odavamad ja seal on teistsugused maksud ja nii edasi. Ehk siis SKT inimese kohta ja see põh tähendab just seda, et kui palju saab osta, ehk siis ostujõud. Ja kui me vaatame Eestit jälle, siis 2021 aastal see oli 38 000 umbes USA dollarit. Samas kui 2000 aastal või 2000. aastal see oli ainult 14 000. Ehk siis see on ka kasvanud. Ja kõik need kokku
annavad siis ühe arvu. Ja see arv on inimarengu indeks. Ja seda võib liigitada väga kõrgeks, keskmiseks ja madalaks. Ja nüüd läheme vaatame ühte veebilehte, kus on see inimarengu indeks välja toodud. Kui oled leidnud omale meeldiva otsingumootori, siis sa saad kirjutada sinna Human Development Index ja võtta inimarengu indeksi kodulehe. Ja kui sa siia jõuad, siis siin on erinev info selle kohta, et kuidas seda mõõdetakse ja mis see on ja nii edasi. Ja siin on ka video, mis seletab, et kuidas see käib. Aga mis on oluline on see, et siin on tabel, kust on võimalik vaadata erinevate riikide inimarengu indeksit. Iga see joon kaardil tähendab ühte riiki. Et kui ma näiteks panen siia peale, siis see on Slovakkia. Slovakkia inimarengu indeks oli see ja too. Ja siin näitab ka, et kui palju oli sel ajal, siin ta näitab praegu 2016, kui ma siit liigun, siis ta näitab ka 2015 ja nii edasi. Ja ta näitab siin, et kui palju oli see oodatav eluiga, kui palju oli oodatav haridus, kui palju oli keskmine haridus ja kui palju oli siis ostujõud inimese kohta. Ja kui me tahame siin näiteks mitut riiki võrrelda, siit on väga raske aru saada, mis on, sest siin on lihtsalt nii palju erinevaid. Mida siin on näha, on see tumejoon keskel, mis on siis maailma keskmine inimarengu indeks. Siis kui me võtame siit lisariik, siis me saame siia panna näiteks Eesti. Ja siin ta näitab Eesti inimarengu indeksit, et siin on, kui kõrge on inimarengu indeks, siin Y-teljel ja X-teljel on aastad. Ehk siis 1990. aastal oli inimarengu indeks Eestis siis 0,732. Ja siis ta läheb niimoodi edasi ja näitab siin ka kõiki järgmisi aastaid. Miks see vahepeal Eestis läks alla, oli see, et Eesti vabanes Nõukogude Liidu okupatsiooni alt ja siis oli paar aastat, kus turumajandusele mindi üle ja kus veel ei olnud üldse asjad veel hästi. Ja siis peale seda, kui hakati turumajandusele üle minema ja majandus jälle toimima hakkas, siis on näha, et Eesti inimarengu indeks peale umbes 2000 või 1993. aastat hakkab päris kiiresti tõusma. Näiteks kui me tahame vaadata, kes on kõige arenenum riik, siis see on praegu Norra. Ja siis me võime panna siia näiteks Norra võrdluseks. Ja siis me võime võtta, need on siis riigid, millel on väga kõrge inimarengu indeks, Eestil ka. Aga kui vaadata riike, millel on väga madal inimarengu indeks, siis need on tavaliselt riigid, kes on koloniaalvõimu alt vabanenud või kus on sõjad. Näiteks kui me võtame siia Jeemeni, siis Jeemenis on praegu sõda, algas 2014. Ja näha on, et inimarengu indeks on väga kiiresti langenud. See on võib-olla mitmel põhjusel, see võib olla näiteks see, et kuna inimesed ei saa väga hästi tegeleda kaubavahetuse või majandusmuude tegevustega, siis see inimarengu indeks võib langeda, aga see võib ka langeda näiteks mingitel, näiteks on mingi looduskatastroofi, inimesed ei saa asjadega tegeleda. Ta on erinevaid põhjuseid, miks see langeda võib. Ja siit kui alla minna, siis ta näitab, et kuidas seda inimarengu indeksit arvutatakse ja nii edasi. Aga veel, mis on huvitav, on see, et kui minna siit Data Center ja siit võtta erinevad riigid, siis siin on tegelikult veel infot. Nii et võtame jälle Eesti, sellepärast, et ma olen kallutatud ja ma tahan Eesti kohta asju vaadata. Siis siin on nagu rohkem infot just selle kohta, et mis Eesti inimarengu indeksiga on. Et kuidas see on muutunud aasta-aastasse. Et siin on lihtsam näha, sellepärast, et siin on vähem riike, vähem neid jooni. Et siit saab täpsema info. Et ta näitab praegust seda aastat, siis võrdlus eelmise aastaga ja siis kui inimarengu indeks suurenes, ehk siis inimesed kas elasid kauem või neil oli parem haridustase või see SKT tõusis, SKT inimese kohta tõusis või siis vähenes või siis see väheneb siis, kui midagi läheb halvasti. Ehk siis siin ongi näha, et peale okupatsiooni alt vabanemist see on see langenud paar aastat, aga siis 1994 ta on hakanud tõusma. Ja siin ta on jälle langenud. Et see on, mille arvelt ta langes. Elutaseme või selle oodatava eluea pealt ta langes. Et siin on oodatav eluiga 78 aastat, siin on 77 aastat. Miks ta võis langeda? Näiteks võib-olla on koroona, võib-olla on mingisugused muud põhjused. Seda saab vaadata. Samuti saab seda siin võrrelda riike, näiteks kui me tahame võrrelda näiteks, võtame Belgiaga võrdleme, siis Belgia on näiteks Eestist kõrgema inimarengu indeksiga.
kui me tahame, me võime võtta siit näiteks Tšiili. Näha, et Tšiili on natuke madalama inimarengu indeksiga kui Eesti. Et siin saab erinevaid riike võrrelda. Ja siin on ka sama info kirjas, et kas see on madal, keskmine, kõrge või väga kõrge. Ja siin hiljem all tulevad veel erinevad igasugused indeksid. Ja siin on kõik maailma riigid reas. Me näeme, et Eesti on väga kõrge maailmas 31. kohal oma inimarengu indeksi poolt. Ja kui tahta seda kõiki neid andmeid saada, lihtsalt enda jaoks näiteks on vaja midagi arvutada nende põhjal, siis kui klõpsata siia, siis siit on võimalik andmed alla laadida. Ja see on inimarengu indeks.